tere, Jaanika, mul on nii hea meel, et sa oled tulnud siia jagama oma kogemust programmis Järgmise taseme mina ettevõtjana. aga Jaanika, räägi meile, miks sina liitusid Järgmise taseme mina ettevõtjana programmiga? Tere, Kadri! Mina liitusin sellepärast, et mul oli selline kindel visioon peas olemas, mismoodi enda ettevõtte uuele tasemele viia. Aga hakkasin kahtlema endas. Mul tekkis väga palju küsimusi, millele üksinda tegelikult oli keerukas vastust leida. Ja mida rohkem ma hakkasin planeerima enda ettevõtmist, seda keerulisemaks see kõik läks minu jaoks ja ma soovisin saada sellist kindlat kava, kus kohas pihta hakata, mis on need valupunktid, et saada sellest aru ja kindlasti ka uusi tutvuseid luua ja natukene ka, kuidas nüüd öelda, julgemaks muutuda kasvõi näiteks kaameras esinemiste puhul või kuidagi suuremalt mõelda ja ollagi täiesti kohal iseendana, nii et mul poleks mitte mingisuguseid tõrkeid sees. Suurepärane. Kui sa programmiga liitusid, teades, et sul on sellised soovid ja ootused, kas sul olid ka mingisugused hirmud või kahtlused programmi osas? Programmi osas ei olnud mul ühtegi hirmu tegelikult, et ma olen näinud sinu varasemaid reklaame ja osalesin ka ühes tasuta töötoas, mis andis mulle veelgi veendumust ja kinnitust, et täpselt sina oled see õige inimene, kes saaks mind minu teekonnal aidata. Ehk siis juba alustades need kõhklused, kahtlused olid hajutatud ja veendumus oli olemas. Ja, just. Ehk siis, kui sinu ootused olid tegelikult teha keeruline lihtsaks, saada endale plaan, tutvuda uute inimestega, olla julgem, et tulla nähtavale ja saada üleüldse nagu sellist selgust ja fookust selles teekonnas ja veel suuremalt mõtlemist, siis kuidas sulle tundub, kuidas see programm siis seda kõike toetas? Kõik läkski nii, nagu ma sisimas väga lootsin, et tegelikult ma sain paika enda jaoks väga tähtsa asja, milleks on vundament. Et ma olen küll varasemalt väga palju selle kohta ju kuulnud, nagu me kõik oleme, onju, aga siiski varasemad kogemused ei pannud mind toimetama selles õiges suunas ja ma enda vundamenti paika ei saanud. Kui ma lõin programmi, siis ma hakkasingi mõtlema selle peale, et minu kõige suuremaks äratuskellaks tegelikult ongi ju see üks eesmärk ja see eesmärk vajab vundamenti ja ma panin selle nüüd täielikult paika enda jaoks ja hakkasingi siis sinna peale enda ettevõtet laduma ja samas ka enda heaolu ikkagi panema fookusesse. Ja mis oli väga äge, see sõna fookus, et ma tegelikult sain ka selle paika enda jaoks. Et varasemalt mul oligi väga palju mõtteid ja soove. Üks mõte oli siin, teine oli siin, kõik läksid kuidagi nagu hajali, aga lõpuks see fookus saigi ilusti paika ja konkreetseks. Ah, seda on imeline kuulda. Ja selline huvitav küsimus ka, et kui sa paneksid nagu sellise seatud ootuse ja saavutatud tulemuse skaalale, siis skaalal 1-10, kui rahul oled sa selle tulemusega, mis sealt tuli? Igal juhul 10, sellepärast et see 10 saabki tekkida siis, kui ka mina ise pingutan, et üks asi on see, et ma osalen programmis, on ju, ma õpin kõike, mis sa mulle räägid, ma kuulan teisi inimesi, teisi liikmeid, kes meil seal on, ma õpin neilt väga palju, aga ainult sellest ei piisa, mul on vaja ka see asi praktikasse panna. Ja kui ma nüüd ka olen ise toimetama hakanud aktiivselt ja sellise positiivse mõttemeelega, siis tegelikult see 10 on väga lihtne tulema. Ah, vaata, milline on tahtejõud ja Ja. soov ja otsus, on ju. Ja kui palju siis võimalikuks saab, kui teadmistest saavad päriselt teod. Selline uudishimu küsimus ka, et kas miski võib-olla tuli üllatusena ehk siis lausa ületas ootusi selles programmis? Ja üks asi tegelikult oli ja selleks oli tempo ja kiirus, et ma teadsin, et mul hakkavad asjad liikuma, aina paremaks minema kõik, on ju, ja samas olin ma teadlik ka sellest, et teel on ka takistusi ja see käib ka asja juurde alati. Mismoodi me ise reageerime sellele, see juba ongi tegelikult ju enda teha, et kas me jääme sinna probleemkohta kinni või me just vastupidi, võtame ka sealt selle mõnusa õppimiskoha ja areneme sealt veelgi paremaks ja veelgi kiiremini. Aga mis mind üllatas, oli jah, tõesti tempo, kuna mul hakkasid asjad väga kiiresti muutuma. Et tegelikult 3 kuuga ma tegingi ära need põhilised suured sammud, mis kohati olidki ebamugavad ja väga rasked, aga mind see ei morjendanud, et tegelikult ma ei jäänud sinna kinni. Et see võib-olla oligi
üllatus, et kõik hakkas nagu nii kiiresti muutuma. julged otsused tõstavad tempot. Ja just, Aga kindlasti. samal ajal vaata, need julged otsused olid sinu ressursside põhised, sa tegelikult sinus oli see jõud ja tugevus olemas ja see programm aitas selle tugevuse välja tuua, et sa tegelikult oled täiesti valmis. Jah. mis sulle selle programmi juures kõige rohkem meeldis, kui sa üldse vaatad sellele programmile tagasi? Kokkuvõttes suures plaanis meeldis mulle kõige rohkem see toetav õhkkond, sellepärast et varasemalt ei ole ma sellist asja väga kogenud, et ongi grupp inimesi koos, meil on kõigil ühine soov, ühine eesmärk, me toetame teineteist ja siiralt, et seal taga ei ole mitte midagi, mis oleks kuidagimoodi pahatahtlik või selline, et kõik ongi siiras ja see siirus, see ühine eesmärk ja see grupi energia on väga tähtis tegelikult, et üksinda suuri asju ei saavuta. Ja kui ongi mingeid küsimusi, on väga hea grupis ja toetavas õhkkonnas kõike arutada, olla ka ise natukene haavatav, julgeda olla mina ise ja natukene enda seest rohkem jagada, mida me muidu tavakeskkonnas võib-olla ei teeks. Et just see toetus on väga-väga tähtis. läbi sellise ausa, autentse läbipaistvuse tegelikult tekibki see võimendus, on ju, sest kõik on siis ju, see on nagu nakkushaigus selline, siis kõik nakatuvad sellest aususest ja lähevad ka läbipaistvamaks ja see tekitabki tegelikult võimenduse ju kõigesse. Ja täpselt. millise lisaväärtuse andsid sulle iganädalased grupiga Zoomi kohtumised, et natuke sa juba puudutasid siit, aga kas sa tunned, et sellest tuligi mingisugune lisaväärtus ka programmi? Ja igal juhul tuli sellepärast, et kui ma olin teadlik, et mul on tulemas kohtumine, kus on vaja jagada enda nädala kokkuvõtteid, mida keegi teinud on, siis mul oligi motivatsiooni terve nädala vältel pingutada, et mul olekski midagi toredat, mida jagada teistega, kas või mingeid uusi mõtteid, kas või mingit pisiasja, mingisugust mõttetera, mille ma avastasin, mis ka teistele kasulik oleks, on ju. Et tegelikult motivatsioon ongi see, kui sul on midagi oodata ja see on positiivne ootus. Ja vaata, kui oluline on, et sa tõid välja selle koha, et sulle meeldis ka see mõte, et sa saad teistele midagi kasulikku jagada. vaata, kuidas me inimestena ikkagi tahame olla kasulikud mitte ainult iseenda jaoks, vaid teiste jaoks ka. ja see hea tunne võimendab seda, et nüüd ma saan selle iseendasse nagu selle tunde kaasa võtta. Ja absoluutselt ja tegelikult see on nii hea tunne, kui sa näiteks märkad ennast ümbritsevas keskkonnas või kuskil midagi, mis on kasulik hoopis kellelegi teisele. Et jätad selle meelde ja viidki selle info talle nii-öelda koju kätte. ja Et olgem see ausad, kõik ettevõtjad ongi andjad, on ju, me ja, tahamegi hirmsasti anda. täpselt, et me ei ole ju kõik konkurendid, me olemegi tegelikult kolleegid ja me tahame kõik ju teineteisele head. Et see ongi minu meelest selle asja suur mõte, et ei ole mitte mingisugust konkureerimist, vaid ongi selline positiivsuse laiali külvamine. Jess, mulle meeldib, et see mõtteviis levib, et me ei ole ettevõtjana konkurendid, vaid me oleme kolleegid. mina usun sellesse ka 100%. sa oled siin välja toonud ka, et parajalt selline tegus programm oli ja võttis, ta ju läks sul veel sinu elus veel ka hästi nagu kiirendusega tööle, siis kui lihtne või raske oli võtta aega oma igapäevaelust, et selles programmi tempos püsida? Alguses tahtis see natukene harjumist saada, aga kui ma õppisin programmi jooksul enda aega planeerima, see on jällegi osa vundamendist, et panna paika enda päevakava ja sellele kindlaks jääda, siis tegelikult lõpus läks tunduvalt lihtsamaks, isegi mitte lõpus, juba seal keskel kuskil läks nagu konkreetsemaks, et ma teadsingi, et mul on see kohtumine tulemas ja ma selleks ajaks mitte midagi muud enam ei planeerinud, et see oligi minu aeg, kuna tegelikult ma ju panustan iseendasse, et kuhu ma seda lükkan siis. Et see peakski olema see kõige tähtsam asi nädalas, mida oodata. ja tegelikult kõigil, kellel tekkis väljakutseid, siis see oli teema, mis sai kohe ette võetud, et kuidas see ajaraam ikkagi enda jaoks tööle panna, et katsetada siis ja otsida seda versiooni, mis enda jaoks töötab. Just. milline väärtus oli sinu jaoks ettevõtlusalastel teemakäsitlustel, et see programm ju tegelikult ühendabki endas kaks osa, et ettevõtte areng ja eneseareng ja enesearengust me tegelikult oleme siin kõrval hästi palju rääkinud, vaatame nüüd selle ettevõtluse poole peale ka, et mis väärtus oli ettevõtlusalastel teemadel ja ekspertkülalistel sinu jaoks? Nad olid kõik väga inspireerivad ja väga kihvtid ning tegelikult, kuna tegemist on küll 3-kuulise programmiga, olen ma teadlik, et kogu see areng läheb ju aina edasi, et keegi ei saa kunagi valmis.
ja ma siiamaani jälgin kõikide esinejate tegemisi ja toimetamisi. Olen siin ka vahepeal nendega suhelnud, näiteks Margitiga just hiljuti oli meil üks videokohtumine, mis jällegi andis väga palju uusi mõtteid, mis võiks olla mul uus suund, on ju. Et see kontaktide loomine ja see võrgustik on oluline ja tegelikult ettevõte saab ka kindlad raamid ja ta annab võimaluse märgata neid kitsaskohti ja samas ta õpetab ka oma ülesandeid jagama. Kõige suurem õppetund vist minu jaoks ongi see, et kõike ei pea üksinda tegema ja tegelikult kõik need külalisesinejad ongi ju valmis toetama, kuna nemad on enda valdkonna spetsialistid ja selles valdkonnas, kus mul on võib-olla küsimusi või muresid, et üksinda ma ei saagi absoluutselt kõiki asju lõpuni ju teha ja selgeks saada, et alati on keegi, kes ongi selline targem nii-öelda. Ja mõelda vaid, väga sageli minnakse ettevõtjaks sellepärast, et me tahame nagu hirmstada seda vabadust ja me tahame teha just seda, mis on meie kirg. Ja siis satub väga sageli ettevõtja sellesse olukorda, kus ta teeb 20% oma kirge ja 80% peab tegema kõiki neid asju, mida ta justkui peab tegema selleks, et seda 20% lõpuks teha seda, mida nad armastavad, on ju. Aga kui me kaasame neid eksperte ja kiirendame oma teekonda, siis tegelikult me jõuame sellesse kohta, kus meil 80% teeme seda, mis on meie kirg ja 20% teeme siis seda, mis noh, vahel lihtsalt peab tegema, et olla nähtaval ja turundada ja süstematiseerida, et asjad strateegiliselt töötaksid, on ju. Just ja tegelikult läbi selle me oleme ise ju ka tunduvalt suuremas õnnetundes ja rahulolus, kui meil ongi asjad ka ära jaotatud, et ei teki seda stressi. Ja kuidas sa oled rahul programmi läbiviija coach Kadri Keermega? Ma olen sinuga väga rahul ja mis mulle sinu juures meeldib, ongi see positiivsus ja see, et tegelikult me alati vajame kedagi, kes meisse usuks, kuna üldjuhul me ise hakkame natukene kahtlema endas, kui on kohe mingi raskus, me hakkame kohe mõtlema, et oi, mis nüüd saab, on ju. Aga sinu puhul hästi kihvt on see, et mu tuju nagu ei saanudki mitte hetkekski langeda, sest et ma olin selles positiivses tsüklis sees kogu aeg, et ei olnud sellist kohta, et ma hakkan nüüd alla andma või mõtlema, et ei, onju. muidugi mul oli ka väga palju takistusi teel ees, aga sa õpetasidki mulle sellist ületamist, et mismoodi hakkama saada just läbi sellise positiivse meelestatuse. Et tegelikult ma ütleks, et see ongi sinu puhul midagi väga ainulaadset. See sära ja see motivatsioon ja just see, et sa kuidagi nagu turgutad enda energiaga ka teisi inimesi enda ümber ilusti tagasi õigele teele. Seda oli nii tore kuulda seda nad räägivad, et see on minu superpower. Vahel küsitakse, kuidas sa seda teed. Ma ei tea, ma lihtsalt olen mina ise. Ja miks ma seda kohta nagu ütlen ka, et ma lihtsalt selles hetkes olen mina ise, see näitabki seda, et kui me leiame enda seest selle mina ise üles ja lubame seda aina rohkem välja, siis see juhtubki. Ja ma loodan, et läbi selle, et mina olen mina ise, julgevad ettevõtjad ka leida selle mina ise ja olla see mina ise, et need kihid, mis sinna vahepeal on peale kasvanud läbi erinevate kogemuste, et need läheksid päriselt särama, mitte ei ole kuskil hirmu all või takistuste all, on ju. Nii äge. Ja tegelikult tõesti see toimibki niimoodi, et headus levib, on ju, nagu me teame. Ja tänu sulle olen ka mina julgem, et ma nüüd julgengi olla mina ise, kuna ma tean, et see on okei. Et ma ei pea mingisugust maski endale ette panema ja olema keegi, kes ma tegelikult ei ole. Ma võingi vabalt olla, kuna see ongi ju minu ettevõte ja ettevõte minu jaoks nagu laps, ta tahabki kasvamist, arengut, koolitusi, toitu, puhkust, mängurõõmu, kõike, on ju. Et see ongi normaalne ja see käibki asja juurde. Nii õigesti ütlesid, täpselt nii peabki olema, tasakaalus peab olema ja tasakaal ei tähenda seda, et peab mängima 50% ja töötama 50%, vaid tasakaal on see, et üks ei toimu teise arvelt, on ju, et see on hästi nagu kaval nõks. Sa ütlesid, et sa ei ole varem taolistes grupiprogrammides osalenud, aga sa kindlasti oled kuulnud teistest grupiprogrammidest. Kuidas sulle tundub, et kas jäi nagu kõlama ka, et miks sa just valisid selle programmi, mitte mõne teise ettevõtlusprogrammi, kuidas sulle tundub, kuidas see nagu eristus teistest? Ma tooks esimese asjana välja võib-olla ikkagi selle emotsionaalse poole, et see peab kuidagi kõnetama, et mul ei olnud küsimusi, et kas ma nüüd tahan tulla siia või kuskile mujale, et ma teadsin täpselt, et ma olengi teinud selle ühe valiku, ühe inimese, ühe programmi näol, kuna see tunnetus oli õige. Et ma olen varasemalt käinud küll sadadel koolitustel ja ka ise teisi inimesi koolitanud ja
need on alati väga erinevad teineteisest, et mõnikord on selline, kuidas öelda, üksluine või monotoonne või selline tagasihoidlik või liiga vaikne või liiga intensiivne. aga sinu puhul ja selle programmi puhul tegelikult mul kuidagi jah, tekkis see õige tunne lihtsalt. See oli selline sisemine veendumus, et ma olen õiges kohas. Oma tunnet tasub usaldada. soovitaksid sa seda programmi teistele ka, kellele? Ja loomulikult soovitaksin ja kindlasti inimestele, kes enda ettevõttega on algust teinud või nendele, kes natukene tahavad kasvõi julgust saada juurde, et järgmine samm astuda. Inimestele, kes vajavad fookust, kes tahavad saada aru, kuhu nende aeg läheb, kuhu läheb nende tähelepanu, mida nad elust veel üldsegi vajaksid, et oma ettevõtte esile tuua ja samas ka ise ettevõtjana kasvada. Et tegelikult ma ütleks, et kõikidele, kes on asjalikud ja kes on valmis panustama, et, et üksinda see asi liigub ka, aga mitte niivõrd kiiresti. Eneseareng on ettevõtte kiirendi ja sellepärast ongi need teemad siin mõlemad koos. Kuidas sulle tundub, kas juba tegutsevale ettevõtjale, kes on, noh, sa tegelikult ise ju ka oled ettevõtja olnud juba 8 aastat, on ju? Ja lihtsalt siin programmis juhtus see hetk, kus palgatöö saadeti minema ja nüüd on ettevõtlus number 1. Et kuidas sulle tundub, et kas see on ainult alustavatele ettevõtjatele või see on juba ka pikaajalistele ettevõtjatele? see on kindlasti kõikidele, aga minu jaoks märksõnaks kindlasti ongi see, et inimene ise tahab areneda. Et tegelikult, kui ongi ettevõtte, mul ju on ka olemas juba 8 aastat, nagu sa ütlesid, enda selline valdkond, millega ma toimetan, kunst ja fotograafia ja selline loominguga seotud valdkond, siis tegelikult jah, see on kõikidel ikkagi mõeldud. Kuidas sulle tundub? Kas programmist saadud väärtus on vastavuses sinna pandud sellise ajalise investeeringuga ja tegelikult teiselt poolt ka kogu finantsilise investeeringuga? On see tasakaalus? Ja see on igal juhul tasakaalus tegelikult, sellepärast et endasse investeerimine ei ole kunagi liiga kallis. Ja tegelikult, kui sa iseennast ja enda ettevõtet, enda arengut hindad ja väärtustad ja samas ka väärtustad inimest, kes koolitab sind ja kes sind nii-öelda õigele teele aitab ja kes hoiab sul kätt kogu aeg, kogu selle programmi vältel ju, isegi hiljem, nagu ma olen aru saanud vahepeal, et kui midagi on, ma saan julgelt ju pöörduda sinu poole, et tegelikult see kõik on seda väärt. Nüüd, kui sa oled programmi läbi teinud ja oled seda ise kogenud, siis kuidas sulle tundub, palju üks selline programm üldse tegelikult maksta võiks? Uudishimu küsimus selline. Uudishimu küsimus või? No ma usun, et ta võiks olla seal kuskil 3000 kandis. Mul on kasvuruumi, on ju? Ka minul on kasvuruumi, mina olen samasugusel teekonnal nagu teiegi. Tegelikult see ongi hästi oluline, et me ettevõtjana mõistaksime, et me tõmbamegi enda ligi inimesi, kes on sarnasel teekonnal nagu meie. Lihtsalt see, kelle me võtame endale mentoriks, on vähemalt 1 sammu, kui mitte mitu sammu eespool. Aga kui ta on juba 20 sammu eespool, siis meil on väga raske selle tempoga ja selle mentoriga sammu pidada, on ju. Ma olen seda proovinud, see on väga raske, see on tehtav. Vahepeal läheb pilk mustaks, aga lähed ikka edasi, sellepärast et sa oled selle valiku teinud, on ju. Ja see võimendus on ikkagi võimalik, aga selline mõnus stabiilne koosliikumine on ülimalt kihvt. Ja tegelikult, kui me räägime ka summadest, siis mis see summa on, tegelikult on ju aeg. Ja aeg on meie kõige kallim vara üldse elus. Et selles mõttes ei pea küsima soodsaid hindasid ja tegelikult ei pea ka tingima alla hinnas. Et mina näiteks enda töös olen kohanud kliente, kes soovivadki soodsamat hinda, aga ma üldjuhul ei tee enam soodustusi, et varasemalt tegin enne programmis osalemist. Ma õppisingi selle ära, et tegelikult see on ju minu aeg ja minu panus. Et miks ma peaksin tegema midagi soodsamalt? Vaata, siin tuli kaks kohta tuli kohe korraga nähtavale. Esiteks see, et sa hakkasid iseennast väärtustama ja julgema küsida õiglast hinda. Kusjuures see on üsna tavaline, mis juhtub, kui me hakkame ennast lõpuks usaldama, oma väärtust nägema, siis hinnad kasvavad. Et see, et tavaliselt programmi kestel inimesed tõstavad vähemalt 20% hinda, on pigem nagu tavaline.
kuni selleni välja, et mul just lõppes üks kursus, mis oli küll eesmärkide saavutaja kursus, aga osaleja tõstis nagu mitusada protsenti oma hinda, ehk siis ta nägi, mis väärtus tegelikult tema töös on. et see on võrratu, mis saab juhtuda, kui me vaid lubame endal märgata ja usaldada. ja teine pool, mida ma tahan siin tähelepanu pöörata, on see, et see on seotud rahauskumustega ka. et kui me ise otsime soodustusi, kui me otsime, nagu palume mingeid allahindlusi, me kogu aeg leiame selle madalama versiooni või võtame selle pärast soodsama asja, sest me arvame, et täna me ei ole suuteline selle kallima summa eest midagi ära tegema, siis me toome selle sisse oma ettevõtlusesse. me ka ei müü siis täishinnaga, on ju? just täpselt. ja tegelikult väga tähtis on ka see sõnavara, mida me kasutame. näiteks ma olengi siin 3 kuuga saanud aru sellest, et mul ei ole mitte võlgasid, vaid mul on endasse panustamine. sul on investeeringud. Mul ei ole mitte autoliisingut, vaid ma panustangi selles, et ma saaksin autoga tööle sõita, tagasi sõita, et ma saaksin liikuda, ma panustan liikumisse ja ma mitte ei teeni raha, vaid ma ju loon raha. täpselt. et see sõnavara on tähtis, see sisekõne endaga on tähtis ja tegelikult jah, me julgeme siis küsida töötasu õiglast, kui me ennast väärtustame. varem see kuidagi ei toimi niimoodi. Mhm. et see ongi see, mida ma olen programmi vältel õppinud ja see on üks kõige väärtuslikumaid õppetunde üldse. ja rahast oli meil terve video, see oli minu meelest peaaegu et tunniajane, tavaliselt ikka videod ongi oluliselt lühemad, aga seal ma panin kõik, mis panna oli lauale. nii et raha teenib meid ja meie kasutame raha investeerimaks iseendasse, oma ettevõttesse, oma elu hüvangusse. kui sa, kui kellelgi on näiteks veel küsimusi seoses selle programmiga, siis või kahtlusi, siis mis on see, mida sa neile veel soovitaksid? et see otsus ära teha. Esimese sõnana tuleb mulle kohe meelde julgus, et tegelikult julge pealehakkamine on pool võitu, nagu me teame ja me vajame igas eluetapis julgust. julgust teha see esimene samm, julgust saata sulle kiri, julgust sinu käest küsida, et kuule, mis see täpsemalt kujutab endast. et see julgus on oluline. ja ma väga soovitan tulla tutvuskõnesse, et päriselt tajuda, et kas mina olen sinu jaoks, kas see programm on see, mis sind parasjagu aitab ja saame juba mingisuguse fookuse paika, et siis see julgus hakkab tugevamalt kasvama, sa näed, kas see on päriselt sinu investeering. ja mina ju samamoodi tegin selle esimese kõne ära, mis oligi mulle äärmiselt vajalik, et ma saingi aru sellest, et mul on kõiki neid teadmisi väga vaja, et oma ettevõte ülihästi tööle panna. ja et ka enda vastu aus olla, natukene muuta enda mõttemustreid. et tegelikult see kõne kindlasti on väga kasulik ja paneb mõtlema. mul tekkis selline huvitav küsimus, et kui sa peaksid tooma välja ainult 3 kõige-kõige olulisemat muutust, mida see programm sulle tõi, siis mis need on? no esimese asjana ma leidsin üles lõpuks ometi enda sellise ettevõtja selgroo, et varasemalt ma olin selline, säbelesin ringi igal pool, aga ma sain selle fookuse paika ja fookus ongi siis võib-olla see teine märksõna. ja kolmas on see, et ma õppisin iseennast väärtustama ja tõesti see finantsi pool ka, et asjad hakkasid liikuma, aga ainult siis, kui tõesti ise tegutsed ja kui kuulata nüüd kõike, mis sa räägid ja seda kõike ka praktikasse viia. et aktiivne ma enda loomult olen nagunii ja ma olengi selline pigem toimetaja tüüpi ja ma praktiseerin väga palju, et võib-olla ka seepärast minu areng niivõrd kiire oligi, et ma hakkasin kohe toimetama, et ma ei jäänud unistuste lainele. ja see on tõesti väga suur sinu trump, sa oled tegutseja. kui sa kuuled, siis sa paned kohe praktikasse, näed ära, mis toimib, mis ei toimi ja seeläbi lood nii vingeid tulemusi, sest tegelikult tõesti mõelda vaid, mida sa rääkisid augustis minule, et kus sa oled selles hetkes võrreldes sellega, kus sa oled nüüd täna, 8. jaanuaril, mis tegelikult on ainult poole aastaga. no see on öö ja päev täiesti öö ja päev. on küll tõepoolest.
kui sa võtaksid selle programmi vaid paari lausega kokku, siis kuidas see kõlaks? mis programm see selline siis on, läbi oma kogemuse? see on selline programm, mis annab sulle võimaluse teha enda elus kas täielik kannapööre või siis praegult juba olemasolevat ja hästi toimivat asja panna tööle veelgi paremini. aitäh sulle, Jaanika, nende tagasisidede eest ja mõttevahetuste eest. oi, ma tegelikult ei küsinudki, võib-olla peaks seda ka küsima, et kas midagi oli halvasti ka? ei olnud, kusjuures väga hästi oli kõik. ja siis me jäime nagu mõtlema, et no tavaliselt nagu mingi tasakaal võiks olla, nagu toome midagi lauale, mis võib-olla ei vastanud ootustele. aga ma saan aru, et praktiseerija mõttes ei saagi midagi valesti siis olla, jah? ei olnud midagi valesti, et üks asi teeb mind kurvaks, et ma hakkan igatsema seda kõike, kuna see on läbi saanud, aga see on nagu ainukene murekoht, et mida ma edasi teen, kui neid kohtumisi meil ei ole. et mul jääb nädalast nüüd see ajaaken, aga ma panen selle nagunii enda arengusse, et ma tegin endaga diili, et me küll enam niimoodi ei kohtu aktiivselt, kuna see kõik on juba läbi saanud, onju. ja tulemas oli üks kohtumine vist, aga ma lubasin iseendale, et ma hakkan iga nädal vähemalt sama ajaakna raames iseennast arendama ja kasvõi vaatama läbi need vanad materjalid, mis meil olemas ju hetkel grupis on. et ma tahaksin kindlasti kõiki neid esinejaid uuesti kuulata, kuna alati videoklipi on hea ükskord kuulata. see on sama nagu filmiga, et ühe korra vaatad, ta on küll väga kihvt, onju, vaatad teise korra ära, märkad hoopis teisi asju ja vaatad veel kolmandat korda ja näed jällegi uusi detaile. et tegelikult häid asju ma soovitan kindlasti mitu korda üle vaadata ja korrata, et siis ongi see maksimaalne tulemus. Mhm. kahe käega poolt, sest vaata, kõik nägid ju programmis tegelikult, nad pidid ikkagi midagi muutma selleks, et see mahukas programm mahuks ajaplaani, onju. pidid mingi valiku tegema ja samal ajal tekkis nagu meeletult hea harjumus, mis kasvatas ühtlasi ka ettevõtet. ehk siis sellesama harjumusliku koha peale on nüüd hea taoline harjumus jätkamiseks võtta, selleks et see kasv saaks olla jätkuv, mitte ainult nii, et see 3 kuud, vaid tegelikult, et see kasv kestab sealt edasi, et tõesti, videod on ju aasta aega nähtavad. meil tuleb varsti-varsti päriselu kohtumine Jõhvis ja siis tuleb veel üks järelkõne kuu pärast seda, et kohtumisi on niivõrd vähe jäänud, aga samal ajal see kõik on enda teha, et kogu see loodud harjumus, mis tegelikult on nii võimsa muutuse tekitanud, saaks seda muutust edasi kasvatada. see on nagu kätekõverduste tegemine, onju. ei ole nii, et me käime nädal aega trennis ja siis muskel jääbki püsima, et tegelikult neid kätekõverdusi tuleb edasi teha, et see loodud selline potentsiaal jätkuks. ja täpselt, et tegelikult, kui programmis osaleda ja tõesti ainult 3 kuud olla ja siis minna, langeda tagasi vanasse süsteemi, siis ei ole ju asjal mõtet, et programmi mõte minu jaoks on kindlasti ka see, et ta ongi selline mõnus, tugev stardipauk ja siis ma lähen edasi nüüd. et ta ei ole selline sprint, ta ongi ju maraton. üks küsimus tegelikult veel siia lõppu, et Jaanika, sa ise tegeled kunstivaldkonnaga, et kui nüüd mõelda sellele, et sa oled siin programmis õppinud lähemalt tundma iseennast ja oma ettevõtet, siis ma lükkan su praegu külma vette. ütle, millega sinu ettevõte tegeleb ja millega inimesed sinu juurde võivad pöörduda? vaadake, kuidas ta nüüd ujub. minu ettevõte tegeleb inimestele mõnusate emotsioonide loomisega tegelikult ja annab inimestele võimaluse, vahet ei ole, kas tegemist on ärikliendiga või erakliendiga, olla koos ühes ruumis enda lähedastega, enda kolleegidega ja luua midagi tõeliselt ainulaadset, et see energia, mis ma siit grupist õppisin, see koosloomise energia kandub edasi ka minu kunsti töötubadesse. ja kes on märganud minu kauneid pilte viimasel aastal, siis need on ka kõik Jaanika kunstitöö ehk siis fotod, mis minu seinal on Jaanika tehtud ja mul on nii hea meel, et me Jaanikaga sellise koostööni jõudsime. ja võib-olla ongi siinkohal nagu hea välja tuua ka seda, et selle korra grupi selline väga kihvt eripära oli see, et tekkisid 5 inimese vahel koostööd. et kõik siin nagu tekkis kliendisuhteid, vähe sellest, et tekkis selline mõnus koostöö ja nagu loomise ja kasvamise suhe, tekkisid ka nagu päris tööalased koostööd, sest valdkonnad olid nii erinevad ja teineteisele oli nii kihvt ettevõtjatena toeks olla ja päriselt teineteiselt ka siis teenust osta ja tarbida. mis kõik saab võimalikuks, onju. mis siis, et osalejaid on vähe, onju.
ja mis ongi meie tegelikult selline mission, et osalejaid on vähe selle võrra, et oleks suurem personaalsus, aga samal ajal see ei tähenda seda, et võimalikuks ei saa see, et kohtuvad just need inimesed, kes kohtuma peavad. vastupidi, minu meelest see võimendub veelgi enam. Igal juhul, Jaanika, aitäh sulle, et sa tulid jagama siia oma imelist kogemust, seda võrratut energiat, mis sa ise kaasa võtsid ja mida sa nüüd oma töös rakendad. ma soovin sulle palju-palju edu, et see ettevõtja selgroog, mis programmis sai loodud, et see kannaks sind veelgi kindlameelsemalt fookuses, selguses edasi nähtavuse ja nende klientideni, kes tegelikult täiega ootavad, et sinuni jõuda. Ja selleks me peame minema nähtavale, et need inimesed saaksid meieni jõuda. Aitäh sulle selle jagamise eest. ja mina ka omalt poolt väga tänan, et tõesti ma olen põnevil, sest et ma juba nii väga tahan teada, mis nüüd edasi saab, et kuidas saab veel paremaks minna, et see ongi see minu uus mõtteviis, et kuidas saab veel paremaks. nii et mina ka südamest tõesti tänan ja need 3 kuud, isegi rohkem, kui me oleme siin kohtunud ja rääkinud ja videoklippe teinud, et need on olnud täiesti fantastilised. Aitäh sulle, Jaanika.